kus on võitlussport, seal on perekond Turilovid kohal ja nii nad on ka kohal täna siin. Ringi astud 3. korda liige ringi nüüd laupäeval juba. Sina, kui valmis sa oled? See on natuke nagu naljakas küsimus, mida küsida nagu võitled. Aga no ütleme niimoodi, et ikka valmis. No tead, see on nagu üks põhiline asi, ikkagi tahaks näha, kui valmis oled, sellepärast et kui sa vastad väriseva häälega, siis mentaalselt nii valmis ei ole. Oled sa mentaalselt valmis? Ikka. No selles mõttes, kui ma juba sihukesel asja ennast kirja panen, siis ma pean valmis olema. Valikut pole. No me oleme sind näinud ka peale rasket kaotust, meiega väga ei tahtnud rääkida ja veits ropendasid, me panime piiksud sinna peale. Et võib-olla me peame rohkem harjutama seda intervjuudeks valmisolekut ka. Ja no nüüd tuleb see sama vastane ka, nii et äkki saan tagasi teha parema muljega. Äkki teed meil ka natuke elu kergemaks, et ei pea seda piiksu sinna peale panema, aga ma räägin emaga ka, no teie olete igal pool alati kambaga koos ja siin ka vennad kaasas. Mis see ema süda täna teeb? Täna on ema süda täiesti rõõmus, täna on täiesti teistmoodi sünnipäev mul, et meil käib kõik thaiboksi rütmis, et tavalised argipäevad ja ka pidupäevad. No viimati me vestlesime, siis meil oli see küsimus õhus, et ema läheb ka thaiboksi trenni ja juba nüüd on seal käinud. Kui tihti käib teie sotsiaalmeedias on näha, et see perekond ilma thaiboksita väga ei saa? Ei saa, käin ikka korralikult nii palju, kui töö kõrvalt võimaldab, et enamustest trennistest saab ikka kohal käia. Olen juba käinud ka sparris, väga võimas elamus. No ütleme, noored mehed on arusaadav, thaiboksi võitlussport sobib väga hästi, aga meie nüüd oleme ka väga noored ja vaimult noored. Ütle võitlussport naisele, emale, miks peaks ja võiks sinna minna ja miks see sobib? Kõigepealt sellepärast, et mõista lapsi, et ütleme, et mu hirm on mõnes mõttes natukene väiksemaks läinud. Et jah, loomulikult on nagu see vigastuste oht on ja vigastusi tuleb ja endal on ka sinikaid ja vigastusi olnud, aga kuidagi nüüd tundub, et see ei ole nagu nii hirmutav, kui ta päris kõrvalseisjal on. Et ikka, mida rohkem ühiseid asju lastega teed, seda rohkem lastega saab koos olla ja kõike teha, et poisid madistavad trennis, mina madistan trennis, siis madistame keldris boksisaalis ja... Nii et teil on oma kodus keldris boksisaal? Jah, sai tehtud, nagu ma lubasin. See oli sellepärast, et nad seda suure toa telekat ära ei lõhuks, jah? Sest oli ju. Telekas on täiesti koha peal, täiesti terve, et Artjom eile lõi just boksikoti teist korda laest alla, et peame jälle hakkama hukka puurima. Aga jaa, et nüüd on tasapisi sinna juurde jõusaali varustust ostetud, et siuke täiesti korralik koht, kus poistele iga päev madistada ja trenni teha. Aga see küsimus tegelikult oli pojale, vanemale pojale tõsine, et see vaimne ettevalmistus on ju, et loomulikult on naljakas küsimus, sportlane on valmis, on ju, aga kui oluline ikkagi on see mindseti pool, et emana ka seal saab ju aidata kaasa, aga tegelikult meil võitlusspordi psühholooge loetud kätel võib-olla teevad seda tööd osaliselt mõned inimesed, aga ka kõik treenerid ei ole ju õppinud spordipsühholoogid. Et mis on aastatega muutunud? Kas on näha seda küpsemat taset ja et need kaotused ei mõjuks enam nii valusalt ja et ka sinna ringi mineku eelset perioodi saaks rohkem nautida, on seda näha? On näha kõvasti ja on näha sellepärast, et mul on poisid nagu kõik üksteisele psühholoogid, terapeudid, treenerid, sõbrad, vennad, et ma näen, kui kokku nad kasvanud on, et kõik mured räägitakse ära, kõik rõõmud räägitakse ära, kui on vaja sellist natukene aega, et ütleme, et mina samamoodi õpin, kasvan koos nendega, et mina samamoodi juba saan aru, et kuna on pigem astud sammu eemale, lased korra maha jahtuda ja siis Danil on see, kes kohe ütleb, et ma jahtun veits maha, siis ma tulen räägin ise, et annan märku, aga nad on ju kogu aeg on koos ja nad üksteist toetavad, aitavad, et viimasel isegi ringi minekud on nii, et vend tuleb, paneb selle mongoli, paneb pähe või võtab ära, et nad nagu hästi tugevalt üksteist toetavad ja seda emana on nii hea kõrvalt vaadata. Ja. No ma loodan, et ei jahtu maha võidujanu. Sul tekib nüüd võimalus siis näidata vastasele, mis puus sa tegelikult oled, lähed sa võidu peale välja, kas sa oled midagi eriti muutnud trennides? No trennid on pikemad ja ma mäletan, üks päev oli alles vestlus ühega, et ma muidu teen kogu aeg trenni ja siis kui ma ütlen, et ma ei ole vormis, see on nagu veits vale arusaam, et võistlusvormis ja niisama vormis on nagu kaks eri asja. Et kui ma teen seda trenni niisama, siis ma ei ole nagu vaimselt nagu võistluse jaoks seal, aga kui mul on võistlus tulemas, siis ma jään ikkagi kauem teistest saali, ma teen see paar 100 middle kicki, need asjad ikka rohkem, et ma tunnen, et mul nagu
hing on rahul, et ma tunnen, et ma olen valmis. Ja me oleme ka valmis, me ootame sind seal, kui sa ringist välja tuled ja paneme su kas poodiumile või paneme su istuma, anname sulle selle, nagu ema ütles, hetke aega, aga me kindlasti räägime sinuga. Vennad Dima ja Artjom, no mis on vennale sellise paar päeva ennem matši kõige tähtsamad sõnad, mida üks noorem vend saab vanemale vennale öelda? Näita, mida sa oled harjutanud ja teinud, sest me oleme näinud, kuidas tema on treeninud ja nüüd me lihtsalt tahame näha, kuidas seda näitab ka teistele, mitte ainult meile, et ka teised näevad seda. See kõik trennisaalist mängu panna ja viia sinna ringi. Mis on sinu sõnad vennale siin paar päeva ennem olulist matši? Võida matš ära ja proovi publikule meelde jääda. Ja kui sa oled selle matši võitnud, siis... Ma annan sulle kui palju raha? Ei, siis meenuta neid hetki, kuidas me kõik koos treenisime ja et see kõik kulus ära. Aitäh teile ja soovin palju edu sulle!